62. aastal lõpetasin kaubandustehnikumi toiduvalmistamise eriala ja mind määrati Tapale tööle. Esimene töökoht oli mul Lehtse Turba raba. Tulime sealt ära ja siis määrati mind väiksesse kohvikusse tööle ka niimoodi natukeseks ajaks. Seal oli päris tore töötada, sellepärast et paralleelselt oli Tapal autokool ja käis väga palju noormehi meil seal söömas ja eks me hakkasime siis sealt omale piiluma neid noormehi ka. Aga ei tulnud sellest midagi välja, üks noormees ütles, et ei, sina, Mai, ei kõlba kuskil, et sina ei oska tantsida. Ja tuligi niisugune olukord, et jaamas oli vaja kokka ja mind suunati Tapa jaama tööle. Aga ma ei olnud seal vastutav vanem, kuna eelnevalt olid seal juba venelannad, kes olid vastutavad ja hästi toredad naised. Niisugused ausad, väga kiired. Oma mehega tutvusin ma niimoodi, et jaamas vist tuli remont. Jaamas tuli remont ja mind pandi restorani tööle ja ta hakkas käima nagu restoranis söömas õhtuti. Ilusti kõik oli riidest, vahetustega töö oli ja tuli sööma ja võttis praadi ja magustoiduks oli leivasupp. Ja mina mõtlesin, et ei, et see on asjalik noormees, et ei, sellele ma seda leivasuppi kohe ei anna ja kõik. Andsin prae ja tuleb, ütleb, et tütarlaps, aga teie unustasite mulle magustoidu andmata. Ma ütlesin, et jah, palun. Andsin ära ja sõi ära ja tuli tänas ja ütles, et mis kellaaeg te täna siis selle tööpäeva lõpetate? Ma ütlesin, kell 10. Et kas võib tulla ukse juurde vastu? Ma ütlesin, miks mitte? Ja tuli vastu ja läkski väga niisuguseks tõeliseks ja ausaks armastuseks.